Mõte selles, et alustame siit sisetänavalt, käime siin nüüd natuke nagu edasi-tagasi, vaatame need erinevad kohad, asjad, mis siin on ja siis võtame oma asjad ja hakkame siis mööda korruseid üles minema ja asjad sellepärast kaasa, et me lõpuks jõuame katusele õue, et siis, kui on jope seljas, on parem. Nii, aga hakkame siis siitpoolt minema, et äkki esimene asi, mida siin vaadata, et on see, siia on nüüd loodud kinosaal, mis on siis filmiarhiivi kasutuses ja ta on selles mõttes nagu huvitavad, et need lisanduvad asjad on siin majas, need on üsna kapitaalsed, ehk siis selle kino jaoks on kaevatud tegelikult korrusmaa alla. See on osa endisest väiksest konverentsisaalist ja jah, aga ühesõnaga, võib-olla on... Jaa, et filmiarhiiv ja kino. Kino on selline koht, mis tegelikult on olemas igal endast lugupidaval filmiarhiivil igal pool maailmas. Kõige lähemalt võite Eestile hetkel vaatamas käia ja seal ka filme vaadata siis Helsingis, kus asub Soome filmiarhiivi kino. Ja see tegelikult, see vajadus kino järele lähtub väga lihtsast ja väga pikaajalisest põhimõttest. Et filme ei koguta mitte ainult selleks, et neid hoidlasse panna, vaid filme kogutakse selleks, et neid jätkuvalt publikuga ja üha uute põlvkondadega jagab. Ja teine aspekt on see, et kino on alati olnud seotud teatud tehnoloogiaga, nii oma loomise kui ka näitamise koha pealt ja pärast digipööret, kui siis, mis muutis nagu täiesti tundmatuseni seda tehnoloogilist pilti võrreldes varasemaga, on tegelikult filmiarhiivide kui mäluasutuste, kui pärandihoidjate täiesti selge ülesanne alles hoida ja alal hoida mitte ainult siis filme endid, vaid ka nende algsel kujul vaatamise kogemust. Ehk kui film on loodud filmilindile, siis vaataja saab seda, tal võiks olla see võimalus vaadata seda ka algsel kujul ehk siis filmilindil. Mis tähendab seda, et siia see saal on juba projekteeritud teatud selliste nüanssidega, mis puudutavad näiteks akustikat, et siis jäljendada seda kogemust, mille sai publik siis, kui nad käisid filme vaatamas näiteks 50 aastat tagasi. Loomulikult siin on teatavad nagu piirangud ja nüansid selles mõttes, et me ei saa näidata kahjuks nitropõhimikul filme, sest nitro teatavasti on sama keemilise koostisega nagu dünamiit ja selle näitamiseks on vaja väga erilisi tingimusi, väga rangelt kontrollitud tingimusi. Meil ei saa olema ka 70 millimeetrist filmiprojektorit, aga saavad olema nii 35 millimeetrine kui ka millimeetriseed kui ka siis 16 millimeetrine. Ja loomulikult siis digitaalse kino võimalused kuni Dolby Atmoseni välja helisüsteemi mõttes. Et ma sellest praegu rohkem midagi oskakski rääkida, kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Mis nendest nitrofilmidest saab? Jaa, nitrofilmide jaoks projekteeritakse uus hoidla sellisesse asukohta, mida võib-olla ei ole liiga avalikult lehitada. Väljaspool Tallinna, ütleme nii. Väljaspool Tallinnast, jah. Ja loodetavasti saab see olema ka selline, ütleme siis tänaste parimate teadmiste kohaselt siis projekteeritud ja ehitatud. Nii et siia majja jah, nitrofilmid ei tule. Nii, aga ma siis võtan üle, et ma nüüd ütlen, et ilmselt ma pean natuke tempot tegema, et meil on hästi palju kohti, kuhu minna, et siis tuleb sportlik jalutuskäik, aga läheks esimesena, vaataks, kas me saame üle ukse vaadata. Vaataks üle ukse sellesse peakonverentsisaali,
et see on nüüd, ütleme, üks neid ruume, mis on niimoodi sellises kapitaalselt muinsuskaitse all, et siin on küll renoveeritud, aga olemuselt ta jääb samaks. Aga me võiksime sellegipoolest siit seda avada. Niisugune kiip on. Yes. Ütleme, hoone renoveerimise raames me seda ruumi lihtsalt tänapäevastasime, et see oli üks neid osasid, mis siin ei olnud radikaalseid muutusi. Aga noh, ma ei tea, kas või see, et nüüd on igal pool, ka avalikes alades on maas näiteks, ma ei tea, hoone väärikusega sobivad, ma ei tea, parkettpõrandad õigest puidust, mitte plastmassist ja nii edasi, et need on mingid põhimõtted, mis siit läbi maja jooksevad ja võib-olla ma jõuan nendeni hiljem, aga noh, ühesõnaga me oleme üritanud võib-olla teha mingeid nendes hoone osades, mis siin muutumata jäävad, võib-olla neid asju, mida omal ajal oleks võinud teha, aga ei tehtud mis iganes põhjustel, et noh, seda täppi i peale panna, et noh, see on üks neid kohti. Aga jah, tehniliselt ta siis tänapäevastub ja nii edasi, aga noh, olemuselt ta hakkab ikkagi olema see konverentsisaal ja see peasaal, et noh, nii nagu ta oli. Nii, aga siis lähme vist edasi või? Me läheks enne 3. ja siis läheks 8. Nii. Ühesõnaga, sealt august läheb ju tegelikult veel VAT-teatri kasutuses olev teatrisaal seal all, aga seal on see ehitustegevus sellises punktis, et see ei ole veel hea koht jalutama minna. Aga sinna all olid sellised katakombid, kus saadeti üles mingeid teoseid. Ja see on, see on endiselt selle maja sees on tegelikult 5 korrust hiigelsuuri raamatuhoidlaid. Need on tegelikult kõik selles mõttes renoveeritud, tänapäevastatud ja nii edasi, aga noh, et nagu see ongi see, mis on see Rahvusraamatukogu enda funktsioon jääb tegelikult muutumata kujul, see ongi need hoidlad ja see teenindus ja kõik see. Pääseme ikka. Me saame, noh, nad on võib-olla kohad, kuhu inimesed ei satu, aga selles suhtes ega seal midagi erilist ei ole, nad on tegelikult nagu laohooned või laopinnad. Et me võiks siit nüüd üles minna, miks ma siin seisma jäin, et mõte selles, et kui rääksin, see teine korrus rõdu peal oli vanasti, see oli nagu administratsiooni kabinettide kasutuses ja sealt on tegelikult sellesse parki, mis on üle tee imekaunis vaade. Ja nüüd toimuski üks majasisene oluline liigutus, et see, mis vanasti oli kohvik, sellest sai nüüd paberrestaureerimise osakond, kui ma eksi. Võin terminiga eksida, on jah, just. Ja kohvik oli nüüd nagu uude kohta ja kohvik oliski selle, kuidas öelda, selle avaliku ruumi osaks, ehk siis ta on seal rõdu peal ja see on üks nagu selline huvitav tore koht, mida varem ei olnud. Ja nüüd sinna hakkab pääsema, see tegelikult 2 poolt pea sissepääsu, siin võlvide all on sellised keertrepid, et nendest, noh, need hakkavad olema nagu selle ruumi osa mingis mõttes, et lähme äkki siit ühest üles ja siis nii ongi. Kas siis oleks saanud siia kohviku teha, kui Aljoša endiselt seisaks seal? Hea küsimus. Siis oleks, kus oleks hea point? Me ei ole kunagi nii mõelnud. Õnneks, või ma ei tea, ütleme, meie õnneks seda dilemmat ei tekkinud, kuna see oli juba selleks ajaks ära läinud, kui me siit. Aga siis oleks jah olnud küsimus, et kuidas suhtestuda sellega. Et hetkel on ju kaunis vaade. Aga ühesõnaga, see oli üks neid selliseid olulisemaid selle avaliku ala muudatusi siin, et lihtsalt saada nagu külastaja tarbeks nagu see hoone osa nagu kasutatavaks. Et selle jaoks tehti nagu päris kapitaalseid lükkeid, et näiteks see köök on üldse siin 2 korrust maa all, kust tulevad need liftid hakkavad, et noh, need on sellised päris kapitaalsed kaevamised olnud, et nagu tehniliselt saada seda teha siia. Pluss nende treppide sisse raiumised siia vanadesse lagedesse ja nii edasi. Aga noh, sisuliselt see hakkab nüüd niimoodi olema, et kui see sisetänav ikkagi hakkab töötama tänavana, et seal on nagu pingid ja puud ja põõsad, et noh, nagu tänav on ju. Et siis see on ikkagi see, et siin hakkab olema selle kohviku lett ise ja ütleme tegelikult kogu see ala nüüd 2,5 lõpuni, siit võiks tegelikult võtta hetke jalutada, nagu, ma ei tea, lähme võtme sinnapoole, kuna seal keegi on redeliga, et see ei satu jalgu, aga mõte selles, et kus siit saab nagu piltlikult öeldes süüa, siis nüüd need sealt edasi see jaguneb nagu selliseks vabakava alaks, ehk siis me oleme ise ette kujutanud ja ütleme sisustust planeerinud selle järgi, et see pool on pigem nendele, kes tahaks päeval tööd teha. Ehk siis noh, meie jaoks oli alati siuke natuke nagu probleemne küsimus, et kui sa mõtled, et sa oled nüüd näiteks üliõpilane või kes iganes, kes tahaks, või ma ei tea, kuskilt mujalt tulnud inimene, kes tahaks kesklinnas 2 tundi istuda ja teha läpakaga tööd, et siis praegu su valikud on kas kohvik või on need coworking alad või noh, see on kuidagi hästi formaalne, mingite ootustega protseduur. Et siin on tegelikult mõeldud see, et noh, see ongi see koht, et sa tuled siia, see ei ole mitte see kohvik, mitte see kohvik nagu on kommertskohvik, vaid see on nagu see, kus sa siis võid minna sinna ja istuda maha ja olla, teha oma tööasju. Ja siis nagu teisele poole on mõeldud see, et
kui nüüd mõelda, et koht, mis on rohkem lastele orienteeritud, sinna nurka hakkab viimasesse otsa tuleb ka nagu selline, kuidas öelda, väike miniversioon lasteraamatukogust, kuigi see põhilasteraamatukogu on 3. korrusel, aga mõte ka selles, et noh, kus sa, oletame, ilm on kole, kus sa siis oled. Et samamoodi, et see ei oleks nagu kohvik, kus on niisugune ostukohustus kuidagi ja noh, mis iganes, et noh, need on nagu selliste teatud niisuguste inimlike linnaruumi inimlike vajakajäämiste nagu lahendamiseks oleme natuke proovinud seda Rahvusraamatukogu nagu hoone potentsiaali kasutada. Et noh, see on üks nendest nagu asjadest, aga võib-olla läheks lihtsalt, me ilmselt peame niimoodi tegema, et läheks jalutaksin lõppu, lihtsalt näeme poolt kohvikut ja siis lähme sellest järgmisest keertrepist alla siis omas tempos, kuidas keegi jõuab ja tahab, et just äkki teeks niipidi. Ja noh, võtta on ka see, et üks märkus, et me varem nägime, kuidas, kui see oli siin kinni, siis see foyer, mis oliks, või noh, see sisetänava foyer, ta on ju algusest peale mõeldud, et see on mingi selline avalik kogunemiskoht. Ta oli hästi niisugune stoiline, vaikne, noh, tegelikult vaikuseks on põhjust nagu raamatukogus seal teatud funktsionaalsetes kohtades. Ja noh, me ise loodame, et see mingid vestlused, asjad, kõik, et kuna see rõdu peal on avatud kõik, et see natuke hakkab nagu, noh, sa kas ütled, saabud siia, umbes, ma ei tea, sõber Mati ootab, siis sõber Mati lehvitab rõdu pealt, tule siia või noh, nagu see kuidagi nagu hakkaks rohkem tööle. Et noh, kas siin olid aknad ees siis? Ei, aga siin oli niimoodi, et siin oli niisugune kitsas koridor ja siis olid kabineti seinad ja siis olid niisugused kitsad, hästi pimedad, niisugused pum-pum-pum-pum, niisugused kabinetid. Et valgus siit sinna paistab? Ei, null. Või noh, ma ei tea, midagi siit kumas, aga noh, pigem väga vähe. Aga jah, see on nagu selles majas üks niisuguseid huvitavaid, kuidas öelda, suuremaid saagimisi. Siis, kuna siin on nii palju neid funktsioone, siis ma ei jõua neid kõiki nagu läbi rääkida, aga põhimõtteliselt seal hakkab olema see harulduste raamatukogu, see on veel eraldi teema. Aga noh, kui nüüd mõelda, et me nüüd tulime sellest kesksest kohvikust kuni, noh, kõik see ala võiks olla justkui see, kus sa võid käia, siis nagu vabakavaliselt tulla ja tööd teha, et laua taga või diivan tugitoolis või kuidas iganes, et noh, et selle asemel, et ma pean minema kohvikusse, ma pean rentima ruumi, mis iganes, et see on nagu kuidagi meie mõistes oli see nagu tore samm ühiskonna jaoks. Et eks paistab, kuidas see kõik siin toimib, aga jah. See oli kunagine peadirektori nõupidamiste ruum. Siin on selline hästi vahva katusaken. Aga noh, nüüd ta on siis selle kohviku ots. Siin nagu kohvik. Tähendab, ta on nagu, sellest saab nagu siuke, jah, just, ta on tööala ja ma ei ole kindel, kas see ruum hakkab olema rendiruum või on see ka avatud või kuidas kunagi? Ma arvan, et kuidas kunagi. Okay. Et noh, nii, kuna siin on uks, et noh, siis teoreetiliselt seda saab kasutada nagu mingiks eraldi kohana. Mida see tähendas, et Iivi Een paistus varem siin või? Jah, see oli nõnda, et laud oli siinpool ja nõupidamist ala oli siinpool. Aga kas tuleb tahvel ka seina peale? Võiks panna. Ja kindlasti siin tuleb mitmed olulised inimesed ja partnerid saavad kajastuse see tuleb. Okay. Aga jah, et siit on, ma lihtsalt, kahjuks on see silt siin ees, aga noh, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et siit on nagu hästi toredad vaated on, et kas kirikule, sellele rohelusele ja nii edasi, et noh, neid nagu tore korrus on see. Kas see rõdu saab olema avatud? See ei hakka olema avatud, siin on mingid evakuatsiooni küsimused, me õudselt tahtsime, noh nagu projekteerimise raames, et saada see avatuks, aga see kahjuks siin olid kuidagi mingisugused siit rõdu pealt ära saamise probleemid, juhul kui on mingisugune mingi hädaolukord, et siis vähemalt hetkeseisuga see ei lubatud meil seda kasutusele võtta Päästeameti poolt, aga noh, võib-olla kui maja tärkab, et võib-olla see vaikselt muutub, et noh, see ambitsioon vähemalt on algusest peale olnud, ütleme siis niimoodi. Vot. Aga lähme siis äkki edasi alla, et siis saame jätkata käiguga. Kuulge, nüüd on küsimus siuke, et lähme praegu siit samast treppidest ülesse 6. korrusele, kus on üks lugemissaal, mida me saame vaadata. Aga nüüd on küsimus sellest, et kellel on raskemat kola, võiks minna liftiga. Ülejäänud võiksime minna jala. Et siis äkki hakkame kuskilt poolt minema. See on siuke sportlik maja. Ehitajad on saledad kogu aeg. Aga kui palju on
säilinud nii-öelda nõukogudeaegseid detaile, uksi ja mida iganes puidust detaile ja kui palju pidi mingil põhjusel välja vahetama? Äkki ma mõtlen, et see on täitsa üks eraldi teema, kui see huvi pakub, ma võin sellest nagu kuskil eraldi rääkida. Teeme korraks ühe vahepeatuse, ma räägin ühe teema ära, et siis saab korraks jalga puhata ja siis läheme veel 2 korrust edasi. Ma räägin niisuguse asja ära, et mis oli siin, tekkis küsimus, aga et ma mõtlesin, et kõigile äkki vastata. Küsimus oli see, et kui palju siin on seda nõukogudeaegset säilinud, et see on selline, meie jaoks oli see selline muinsuskaitseline, stilistiline, mis iganes küsimus ja meie jaoks oli see, mis tegi sellest tööst nagu põneva. Ehk siis väga paljud ju tajuvad mingeid nõukogudeaegseid asju, ehitusvõtteid nagu halvana. Meie jaoks oli hästi põnev siis nagu proovida mõtestada, et kuidas siis, mis siis nüüd tegelikult on nagu halb ja mis mitte, et Eesti arhitektuuri või värskes arhitektuuriloos on ju hästi palju välja visatud justkui head koos halvaga. Aga mis see nüüd see vastus on sellele küsimusele, et palju siin säilinud on see, et siin on säilinud kõik, mida oli mõistlik säilitada. Ehk siis ilmselgelt on need dolomiitseinad igal pool. See on ju, ja nüüd omaette küsimus on see, et kas seda on kohane üldse nõukogudeaegseks nimetada, et ütleme, see ju tegelikult on tehtud eestlaste poolt eestlaste jaoks ja tegelikult avatud ka taasiseseisvunud ju, või ühesõnaga see ju 92 oli ju läks lahti vist, ja algselt ma võin numbriga eksida. Aga sellegipoolest see võttestik ja ütleme see aura ju kohati paljude jaoks seostub sellega. Aga et siin majas on hästi suur väljakutse on teha ta tänapäevaseks, ehk siis kõik need tehnokommunikatsioonid, ventilatsioonid, asjad, need on kõik mahutatud siia lagede taha ära, mida ei ole minu meelest Eestis edukalt varem tehtud niimoodi, et ta näeks ikkagi algne välja. Siis mis on tehtud, on see, et me oleme teinud selliseid kummalisi väärindamise lükkeid. Näiteks oli soov, oli muinsuskaitsel, et kas me võimalusel saaksime säilitada kõiki hoones olnud uksi, mis on niisugune nagu, esmapilgul mõjub niisuguse väga nagu niisuguse mitte hea lükkena, et vana uks on ju vilets ja nii edasi. Ja siin on tegelikult tehtud, kas või siit on näha, et tegelikult kõik need uksed, mis siit paistavad, need on tegelikult vanad uksed, need on korrastatud, need on pandud nagu uude konteksti, ehk siis nad on paigutatud klaasseina sisse, kus on tegelikult, ma ei tea, lingid uued, lukud uued, tihendid uued ja nii edasi, et see maja nagu on nagu põimunud sellest ja hästi palju on seda vana kunsti alles. Näiteks need seinad, mis siin on, need on ju klaaspannood, mis on majaga kokku ehitatud kunstiteosed. Ja siin näiteks tekkis probleem, et kuidas neid ju tahaks säilitada ja mitte niimoodi, et võtame nad siit maha ja paneme siis kuhugile, ma ei tea, kappi, et nad on siin selle osa ja siin nad võiks olla. Siis mis me siis tegime, oli selleks, et nad saaks siin olla, on nad näiteks teiselt poolt on kõik kaitstud tuletõkke kardinatega, kuna nagu see ehitusvõte nagu tänapäeval enam ei päde, et sa saad see seina teha üldse. Siin on nagu väga palju niisugust. See oli huvitav küsimus, sellepärast, et meie jaoks oli see väga suur aspekt majast, aga ma arvan, et see keskmine külastaja võib-olla nagu ei hooma seda üldse. See oli niisugune erialased nüansid võib-olla. Et siin majas on jah säilitatud, loomulikult pistikud lülitid, niisugused asjad läksid ära, kuna nendega ei ole midagi teha, aga näiteks need lambid on ju algsed lambid. Samas originaalis oli siin taga ju üks, mis see on, niisugune nõukaaegne lambipesa, juhe ripub, tavaline pirn sees, selle asemel on tehtud see, et on võetud see raam on ära restaureeritud, ütleme, sinna taha on pandud uus klaas, uus valgusti, kõik see on nagu tehniliselt uus, aga ta on nagu endiselt, see näeb see vana välja. Et ma tean ka öelda seda, et seda on oluliselt palju tehniliselt keerukam teha, kui näiteks võtta siia mingi uus, mida sealt Hiinast tuleb ju kvantsiljon konstantselt, et nagu, siin on nagu väga palju siukseid lükkeid, et me oleme kõike nagu, ja ma ei tea, kas või kunagi, võib-olla praegu ei lähe, aga tulevikus satute, näiteks WC-des on kummalised vaheseinad, need boksiseinad, need on tegelikult originaalid või originaalide järgi tehtud. Ja siin on terve see maja on täis siukseid nagu neid väikseid asju, ja nad on kõik proovitud nagu valada uude kuude selleks, et neil kaoks ära, kuidas öelda, see omaaegne nõme, vana, kole, mis iganes nagu see hõng sealt juurest, et ta mõjuks tänapäevasena. Ja see on mingis mõttes ongi see nagu see, et me üritasime säilitada kõike, millel oleks mingi lugu rääkida maja ajaloost, aga võtta sealt ära see, mis sellest võib-olla teeb nagu negatiivse. Nii, loodan, et kõik on saanud korra, seal on trepigalerii, aga lähme kohe edasi. Et lähme siis, jõuame nüüd lugemissaali esimesse. Siin on üks kummalise asja, näiteks on
algsete, tohutu projekt oli algsete liftinuppude taastamine. Tähendab, ei, mitte taastamine, need ei ole originaalid, aga nagu selle stilistika säilitamine, kuna paljude jaoks, kes on ütleme minu põlvkonnas, olid need omaaegsed need kujundused ja nuppud ja asjad oli kuidagi siuke ikooniline, et aga noh, taaskord mingi detail, mida keegi ei märka, aga noh, ta oli nagu teema. Nii, siis jah. Nii, me oleme nüüd siis lugemissaalis. See on nüüd tegelikult 6. korruse lugemissaal, et noh, ta on vist nüüd 6. korruse omad on kõige väiksemad nendest, aga kuna see on tühi, ülejäänud korrustel on juba raamatukogu kolinud raamatupakid euroalustel sisse, et me ei saa seal nii hästi ringi jalutada. Et see on niisugune hea avarkoht. Aga ühesõnaga mõte selles, et siin hakkab olema see nendel korrustel, nad on kõik samasugused. Sisuliselt siia sisse tulevad selle mõte on olnud nende lugemissaalide planeerimise mõte. See on siis 3. korrus, 4. korrus, 5. ja 6. korrus. Ja nüüd hakkab niimoodi olema, et see 3. korrus on siis nüüd ütleme see sihuke avalik, sõbralik kogukonna raamatukogu korrus. See on see kõige madalam. Ja selle mõte on see, et seal hakkavad olema, seal on need tegevussaalid, black box, white box, seal on see, kuidas see õige nimi on, sihuke kogukonna töökoda või? Ehk siis see, kus sa saad minna, ma ei tea, õmmelda ja teha ja toimetada, printida midagi, arendada oma neid oskusi, siis sinna tekib mänguasjade arvutimängude muuseum, arvutiklass, haridusklassid, hiigelsuur lasteala, mis on peaaegu mingi 3. korrust. Noh, et see kõik on see 3. korrus, et see 4. korrus, me oleme praegu 6. 4. korrus hakkab olema, seal on Rahvusarhiivi osa, kus saab näiteks filme vaadata ja nii edasi. Ja nüüd, mida rohkem üles hakkab minema selliseks nagu 4. 5. on see tõsine raamatukogu. Noh, kus on see, et vaikus, uks kinni, ma ei tea, kui raamatukogu poolt oskab keegi lisada, kas ma panen puusse oma kirjeldusega. Et noh, et 4. 5. on tegelikult mõeldud nüüd nagu see ikkagi teadustöö ja noh, selline on ju, jah, just. Ja siis see 6. on nüüd niimoodi jaguneb, et seal hakkab olema see muusikaosa, muusikaraamatukogu on see õige nimi just ja siin on siis selline nagu ürituste ala raamatute tutvustused, mis iganes siuksed asjad. See on ka salvestus. Ja, seal on ka salvestusruumid ja just need ruumid, see tasub eraldi mainimist. Siin korrusel nüüd ei ole näha, aga kõikidel korrustel on läbi maja on sellised väiksed 2-4 inimese siukseid tööruume, mida sa saad ilmselt siis broneerida endale tarbeks. Et see on nüüd nagu siuke üsna oluline asi, et noh, et kui megi ise vaatasime siin tegemise ajal, ma ei tea, inimesed räägivad, et lastena nad nagu käisid siin, võtsid mingi ruumi ja õppisid näiteks ja noh, et siin saab mingid koosolekud linnas teha ja niisama puurida, et see kuidagi noh, meie ise nägime, et see hakkab olema hästi oluline osa raamatukogust, et noh, sa saad võtta oma väikse ruumi, teha siin midagi. Et ma nii palju võin nende kohta öelda, et me näeme Eesti üks rahvaraamatukogude edulugu Viimsi, et kui tihedalt kasutust seal leiavad sellised rühmatööruumid, et nad on hästi oluline põhjus, miks tänapäeval tullakse raamatukokku, et sul tekib nagu selline, sul on ülihea ligipääsetavus tagatud informatsioonile, aga samas on sul loodud ka siuksed sisulised töötingimused. Nii et see kindlasti on nagu väga oluline osa siuksest kaasaegse raamatukogu loomise heast praktikast. Ja neid on siin palju, mis on nagu neid on palju tore. Ja osad on nagu suuremad, kus on võimalik suuremaid grupitöid teha ja siis on päris palju selliseid väikseid boksikesega. Kas need individuaalse töö tegemise ruumid on ka kuskil seal nende hulgas? Just, ta ongi põhimõtteliselt 2-4, et see on nagu individuaalse töö tegemise jaoks ja see nägemus ongi selles, et inimene siis mingis ulatuses, eks selle prognoosime, et see nõudlus tuleb päris suur nende osas. Et sul on siis mingi, igal ühel on oma lugeja, mis ma ütlen konto, et sa saad mingis ulatuses, siis on tasuta hüve, aga kui sul on nagu püsiv või nagu järjepidev, siis sa saad neid nagu tunde nagu siis vastavalt juurde soetada või see on veel välja töötamisel täpselt see broneerimissüsteem, meil on veel 2 aastat aega seda paika loksutada, aga me juba täna näeme, et ilmselt on selle küsimuses väga suur nõudlus on tulemas. Ja. Siis võib-olla lugemissaalide koha pealt ma korraks räägin sellest, kuidas nad välja näevad. Et nüüd tegelikult meil on siin, ma ei tea, siit ei ole küll näha, aga põhimõtteliselt siin on siuke kodune või siuke mahe sõbralik
puit maas ja tegelikult me otsustasime ka lae osas niisuguse heleda puidu kasuks. Ja siin on see nüüd toetus konkreetselt sellele, et mis on Eesti kliima. Ehk siis see, et meil oleks üks hubane meeldiv koht, kus olla ja neid raamatuid lugeda nagu niimoodi nagu läbi maja. Ehk siis on need ühes ruumis on üks olemus, teises teine, aga et lugemissaalid on mõeldud niisugused nagu kuidas seda eesmärgiga saada nad hubaseks, aga kuna hubadus ei tohiks ka nagu pimedust tähendada, eriti raamatud, kus loetakse ja ta peaks mõjuma ka nagu värsket, siis näiteks tekib see, et meil on kõik raamaturiiulid siia sisse lõpuks tulevad valged. Et need ruumid tulevad nagu heledad, aga üritavad olla sõbralikud. Et see on nagu selle esteetika mõte ja lisaks on siin nagu läbi, see on üks olulisi lükkeid, mis oli, ma ennem korra mainisin seda maja sisemist ümberstruktureerimist, kus mis on. Et see üks neid ajendeid oli selleks see, et kui vanasti oli näiteks teatud korrusel olid need individuaaltööruumid olid niimoodi, et panid akna kinni tervele korrusele. Siis nüüd on nagu tehtud see, et ikkagi nagu aknad avanevad lugemissaali, kaasa arvatud sisustus on niimoodi, et mida rohkem aknale lähemale, seda madalam ta on ja siis mida sügavamale maja sisse, seda kõrgem ta on ja asja mõte on lihtsalt see, et see vähene valgus, mis meil on, et see nüüd ikkagi jõuaks nagu võimalikult paljude inimesteni. Et jah, see individuaaltööruumi inimene on kuskil sügavamal, tal on ka aken siia etteruumi, läbi mille ta näeb seda päris akent, aga siiski, kuidas öelda, kuna teda on üks ja siin on võib-olla 30, et siis nagu tekitada see nagu selline üleüldine heledus, avarus, läbipaistvus siia majja. Ja see oli kas või sinnamaani välja, ma ei tea, kas me seal on need tööalad on ka, et ikkagi nagu nendest kinnistest seintest ja igast pisikestest kamorkadest loobuda, et ikkagi on need nagu bürooalad on ka nagu avarad ja läbipaistvad ja klaasseintega ja tänapäevased. Me lähme sinna eraldi alasse, kuhu tegelikult tulevikus pääseb alt üldse liftiga. Et otse tuled, me lähme lihtsalt tagant käikudest. Nii, aga ühesõnaga me oleme nüüd jõudnud tegelikult siia püramiidi otsa. See, mis on see maja otsas olev see püramiidkatus. Et siin oli vanasti oli tegelikult see põhimõtteliselt oli tuvipööning, kus tehti niimoodi natuke mitteametlikult väikseid etendusi. Ja sellest ajendatuna on see, et sellest on nüüd saanud ikkagi nagu päris saal ja praegu on räägitud, et see on küll nagu teatrisaal, aga samas ka niisugune multifunktsionaalne saal, kus siis nagu hakkaks põhimõtteliselt mingeid ka muid üritusi toimuma. Aga kogu see ala nüüd moodustab niisuguse eraldi kompleksi siin maja katusel. Ehk siis sissepääs hakkab tegelikult olema me tulime tagant käigust, aga tegelikult on see, et see on siin hakkab olema selle väikse niisuguse eraldi korpuse väike foyer. Sissepääs on niimoodi, et tuled foyeest, astud peauksed sisse, kohe liftiga tuled 8. Nendest kohe sealt alt ja siis jõuadki siia. Ja siin on nagu eraldi foyer, see on siis see saal. Saali ümber on kõik see, kuidas öelda, see muu infrastruktuur, ehk siis igast grimmiruumid, laod, teatri tegemiseks vajalikud alad. Ja siis see, mis seal all on, see on nüüd see oluline koht, et see on nagu selline nagu seda saali toetav niisugune ürituste pind. Et see on nüüd tegelikult tehtud endise ventilatsiooniruumi asemele, kuna seda nüüd nagu, kuidas öelda, maja ümber pakkides oli võimalik see ala nagu, kuidas öelda, võita meile taaskasutamiseks. Ja et me võiski nüüd nagu minna, lähme sealt uksest välja ja lähme trepist alla. Ja siis me jõuamegi nagu selle ülemise korpuse või eraldi osa või selle saali nagu ürituste alale ja siis me saame õue minna. Et see on üks äge nagu niisuguseid highlight'e siin selle käigu ja maja juures. Nii. Ja ühesõnaga see, kus me oleme nüüd praegu siis tegelikult 7. korrus või me oleme kõige kõrgemal terrassil ja oma vaimusilmas me seda projekteerides kujutasime ette, et tegelikult on, kui sa nüüd tuled väliskülalisega Tallinnasse, et kus sa lähed seda vaatama, on okei need vanalinna-platsid, aga siis näiteks, et maru populaarne on ju see, mis see on see Radissoni katusel olev, kuhu lõpuks hiilitakse läbi mingisuguse baari sealt, et tegelikult see on see koht, kus nüüd tegelikult näidata Tallinnat, et see on see koht, kuhu saab tulla, see on siin ju tegelikult 3. korrusel on külje peal nagu need rõdud, mida kunagi ei kasutatud, 4., 5. järjest on nagu. Ta on ümber? Ta on ümber, aga siin oli see teema, et see on nagu suletud, ta on avatav, aga sinna tuleb aed vahele. See põhjus on tegelikult selles, et nagu halduslik, et seda ei suuda, kuidas keegi peab nagu jälgima. Ja no just, täpselt, et siis on nagu tegelikult nagu piiratud ära, aga põhimõtteliselt see on nagu võimalik sealt nagu liikuda. Kuna siin oli niivõrd ulatuslik konstruktsioonide vahetus, et tegelikult see katus võeti, see on siin kõik uus. Ehk siis see läks täiesti, põhimõtteliselt siit maalt läks plats puhtaks ja see on siia kõik uus otsa ehitatud. Ta on nagu sama kuju kogu vana, aga siin on igast
toredaid tänapäevaseid nippe, et minu arust seal on päiksepatareid üldse seal katusele ja nii edasi, et noh, et nagu see kõik on nagu selline, näeb sama välja nagu ta oli, aga oma olemuselt on ta ikkagi tänapäevane asjandus. Toomkuninga tänava ülekõndi. See tuleb tagasi. Kõlas küsimus, et ennem oli juttu hoidlatest, et ei tasuks unustada, et selle raamatukogu tuum on ju tegelikult 4 korrust hiiglaslikke hoidlaid, mis on, kui väljast maja vaadata, on ta selline kuubik ja selle sees on natuke väiksem kuubik, mis on tegelikult see kultuuripärandi hoidla, et me jõuaks sinna välja, et siis hakkame nüüd alla minema, mis on natuke kergem kui ülesse tulemine, aga et siis me läheks, käime korraks, vaatame mõnda Rahvusarhiivi töö, lugemissaali näiteks, teeme seal peatuse, siis käime korraks, vaatame neid tööalasid, millised tulevikud need, kuidas öelda, keskmine töökorpus hakkab välja nägema ja siis paneme miinus alla korrusele, vaatame ühte hoidlat näiteks. Just. Nii, aga ootame vist viimase inimese järgi ja siis hakkame minema. Teeme siin vahepeatuse 4. korrusele, siis lähme veel, siis tuleme sama kaudu veel edasi alla. Ühesõnaga, see on tegelikult, kui nüüd ära tunda selle klaasseina järgi, me oleme nüüd 4. korrusel selle foyer taga ühes selles lugemissaalis, või noh, see klaassein. Ja see hakkab nüüd olema Rahvusarhiivi lugemissaal siin ees. Ja ma ei tea, kas on siin Rahvusarhiivi poolt midagi öelda veel või paneme edasi, ma ei tea. Suurt öelda ei ole ja uurimissaal siia tuleb ja võib-olla juhin tähelepanu sellele ornamendile või kuidas peab kutsuma, mida me ise kutsume uure, mis kaunistab meie peahoonet Tartus, ehk siis Rahvusarhiivi peakorter ei ole Tallinnas, vaid on Tartus. Aastast 2017 on meil see Nooruse tänaval siis peahoone ja see oli siis selle protsendikunsti üks osa, et selle Nooruse tänava hoone siis väliskardin on selle mustriga ja siin Rahvusraamatukogu maja sees siis ta siis nagu tähistab nii-öelda meie piirkonna algust. Et noh, kanname seda sellise organisatsiooni brändi elemendina siia meie ka. Nii, aga siis lähme äkki edasi. Et siin on lihtsalt, me lähme siit nüüd alla, lähme teiselt poolt alla, teeme siit siukse ringi. Siin elu käib. Aga noh, nagu näha, siin oli lihtsalt see, et see Rahvusraamatukogu enda need tööruumid, et ega näiteks need aknad on ju väiksed, see kuidagi nagu selle väärtustamine, selle meie tänapäevase siukse eluolu väärtustamine ei olnud nagu kuigi keskne selles tolles ajas. Et noh, tegelikult nagu näha, et tulevikult me oleme lihtsalt proovinud nii maksimaalselt võtta sellest, ehk siis kõik seinad nii palju klaasiks kui võimalik, lihtsalt selleks, et nad vähem koopad oleks kõik. Et, aga noh, võrduseks näiteks, võtta siit on hea näide, kõik need uksed on originaalid näiteks, siin on näha see vana, see kuku paranduskoht. Et noh, ja samas, kuna see on kõik uus ja see tehniline võttestik on uus, siis noh, tegelikult ei, mina ausalt ei ütleks, et see on nagu kuidagi nagu negatiivses mõttes vana. Mis selle amfiteatriga on? Amfiteater on renoveeritud, aga seal oli nüüd siuke lugu, et sinna ei lubatud erinevatel põhjustel teha peale katust. Aga põhimõtteliselt sinna juurde on tehtud meil grimmiruum, väiksed tagaruumid ja need uksed on tehtud loogiliseks, nii et noh, me ise lootsime, et selliste suveteatrite formaadis see ikkagi võiks nagu Tallinnas nagu leida kohta. Et noh, meil oligi see, et alguses, et kas võtta kasutusele või mitte. Ja kui see järeldus oli lõpuks see, et aga noh, suudetakse ju suvalise põllu peal teha neid nagu... Mis ruum see saab? See on väike talveaed. See oli siin varem ja ta oli varem niimoodi, et siia sadas vihm sisse, mis nagu lagundas seda maja. Et nüüd on sinna pandud katus peale, nii et aga sellest saab siis selline soe talveaed. Et jah, ma ei tea, kas me oleme pool rahvast ära kaotanud. See on see, et alati kui lähed kiire kõnniga tuul tuleb, siis on see osa kaob kuhugile ära. Sellest jah, ühesõnaga seal on nüüd katus peale, et sellest saab ise loodame siin rohelust näha. Siin on selle talve või selle korrus kõrgemale tuleb, siia serva tuleb ka teenetemärkide galerii, noh, selle talveaja ümber ja siis teenetemärkide galerii ja aitäh. Teenetemärkide galerii ja siis tuleb see Lennart Meri nagu panuse osas väljapanek sinna, et noh, ja nii, aga kas meil on vist enam-vähem kamp koos või? Lähme nüüd vaatame ühte tüüpilist hoidlat, et hoidlad algavad teisest korrusest, aga me läheme kõige madalamale praegu, oli vähemalt siia haldusjuhi ettepanek. Nüüd me oleme maapinnal, foyer kõrgusel.
siin on tegelikult 3 korrust maa all on mingisuguseid tohutuid tunneleid igas suunas, et see on niisugune nagu selle omaaegse ehituse, kus väga ei ökonoomitatud, et augu kaevamine oli nagu okei. Ja me oleme praegu nagu täpselt maja keskpunktis selles, kus see keskmine trepikoda. Ja, et me oleme nüüd praegu sisuliselt 2 korrust maa all, meie all on veel 1 korrus maa all ja me oleme nüüd ühes sellises tüüpilises hoidlas ja tegelikult see tuleb nüüd nagu täis, põhimõtteliselt lao riiuleid, põhimõtteliselt on see, et siin hakkab olema see, siin ongi see rahvusraamatukogu tuum. Ja nüüd nagu mastaabist arusaamiseks, et ega siin nagu sellest majast ei saagi muidu aru, kui jooniseid ei vaata, et me oleme nüüd nagu 1 korruse 1/4 hoidlate mõistes. Kas ma eksin, Igor? Ei eksi, enam-vähem? Pool, okei. Sa mõtled kogu see nurga taga seal ka? No okei. Jah, et ühesõnaga, ma arvasin, et siin on sein vahel. Et ehk siis meil on umbes 1 hoidlakorruse pool, ehk siis meil on siis 1 korrusel on seda 2 korda nii palju ja seda kõike kokku on 4 korrust. Ja seda kõike teenindavad siis need raamatulihtid siit keskelt, et oletame, kui siis keegi tellib mingi raamatu lugemiseks, siis tullakse, võetakse siit kuskilt see raamat, pannakse raamatulihti, toimetatakse ülesse. Et just. Aga lihtsalt selleks, et sellest mastaabist arusaamiseks, et ma ei tea, kas siin vist need riiulite hanked ja need asjad on juba vist liikumas, et see siis siin täitub ja on siis tänapäevastub. Aga tihtipeale see on nagu see rahvusraamatukogu tuum, millest nagu keegi nagu väga ma ei tea, seda nagu ei teata, ei saada aru, et lihtsalt, et kui suur see on, ta moodustab nagu tegelikult niimoodi, et alumised 4 korrust ongi niimoodi, et maja sees on see suur hoidlablokk ja selle ümber on foajee ja kabinetid, kus on aknad ja siin sees ongi tegelikult kogu see suur elu. Kas siin ka keegi töötab reaalselt selles mõttes? Siin vist? No esialgu küll, aga mingil määral tuleb see automaatika. Et kas on mõni töötaja, kes tuleb hommikul 8 tööle ja lõpetab õhtul kell 5 ja veedab kogu päeva selles ilma akendate ruumis? Päris ei kujuta ette, kuidas see tööprotsess hakkab detailselt välja nägema, vaevalt, et see on terve päev. Aga see ikkagi on vahetustega süsteem, et oma elektronid ka ja et ei panegi talle meil on siin on ette nähtud igast töökohad, aga siia saalidest, et siin on tegelikult hästi palju riiuleid ja neid laosüsteeme, aga siis on töökohad ja need töökohad on ikkagi nagu ajutised, ehk siis selles suhtes, et siin on see, et keegi inimene, kes siin midagi toimetab, saab siis tal on nagu töölaud, et kus seda teha, aga selles mõttes, et siin ei ole kellegi kabinetti, just kui, et jah, vot. Aga ma ei tea, siis ma ei oska. Ta hakkab kindlasti, kui siin on need riiulid siinide peale kõik liikumas, et see ruum oma iseloomult ka ikkagi muutub. Praegu ta jätab tõesti parkla mulje. Et kui me lähme näiteks isegi praegu Suur-Sõjamäel Hoiu raamatukokku, kus on ju samamoodi suured hoidlapinnad, et siis ta, kui see need raamatute riiulid siin sees, siis ta tegelikult on hoopis teise, kuidas ma ütlen, auraga ka lisaks. Samamoodi ju tegelikult võtta suvaline Tallinna ostukeskus, siis see on ju ka kõik kunstvalgus, kõik. Aga jah, et selle siia toomise mõte oli ikkagi see, et lihtsalt sellest mastaabist aru saab. Mis korrusi praegu? -2 maa on. Ja, et seda on siis sarnast on -1 ja siis on 1 ja 2. Ja mitu raamatut või teavikut võiks siis sellises ruumis olla, saab mingi suurusjärgu 100 000 võib öelda? No kui me arvestame, et see on pool, kas ma ütlen, korrust. Korruseid on 4. Siis 500 000 oleks juba jämedalt öeldes. Sellepärast, et teavikuid on umbes nagu 4 miljonit pluss arhiiviteavikud, et jämedalt öeldes, aga see on nagu hästi lihtsalt kiire peast arvutus. Et siin ruumis, kus me praegu seisame, võiks mõne aja pärast olla 500 000 raamatut või muud teavikut? See on tegelikult Rahvusarhiivi hoidla ja ma olen arvutanud, siia tuleb jämedalt 72 000 karpi. Ma ei oska öelda sellikult arvuses, see võib varieerida. Aga see on puusalt öeldes niimoodi. Hea täpsustus. Raamatute kontekstis sama suhe on siis, et üks karp, et kui me võtame, et see 3,8 miljonit, siis see mahutub 60 000 karpi, eks ole, et siis see karbi vaste on vastavalt siis
suhtarv. Nüüd saame intervjuude juurde minna.